Kõigepealt ma soovin tänada selle tähelepanuväärse ürituse korraldajaid ettepaneku eest esineda siin esimese põhiettekandega. On üldlevinud arvamus ja mõneti ka õigustatult, et reaalteadlastel pole eesti keelest soojaga külma, sellepärast et nende uurimisobjekt on midagi muud, millest saab rääkida ükskõik mis keeles ja rahvusvahelise suhtlemise keeles, mis tänapäeval on siis inglise keel. Samas aga reaalteadlased on harjunud nägema arvude keele kaudu nähtuste ja arengute seaduspärasid, just selliseid, mis nii-öelda terve mõistuse või tavamõistuse või ütleme siis peenemalt lineaarse mõtlemise seisukohalt võivad olla ootamatud nii ohtude kui ka võimaluste poolest. Ja see käib ka eesti keele võimalike arengute kohta. Ja järgnevaga ma püüangi siis mõne näitega tõestada teile, et reaalteadlase pilgule avaneb üht koma teist ka keelepõllul, kusjuures ma ei taha küll väita, et reaalteadlastel pole emotsioone ja ei ole patriotismi, aga ma püüan just reaalteadlastele iseloomulikult jääda emotsioonitule pinnale. Arvude keelest ja arengu stsenaariumitest. Kõigile on hästi tuntud legend Indias male leiutajast ja kuidas ta küsis male leiutamise eest tasu. Et lineaarse mõtlemisega see bürst, kes oli väga vaimustuses malest ja tema rahvas, õukond, naeris, kui see leiutaja küsis esimese malelauaruudu eest 1 viljatera, teise eest 2, kolmanda eest 4 ja nii edasi. Aga siis, kui arvutati kokku, kui palju siis viljateri see mees peab saama, siis kuna see on geomeetriline jada ehk eksponentsiaalselt kasvavate liikmetega jada, siis tuli välja, et terves India riigis ei olnud kaugeltki nii palju vilja, kui oli vaja maksta, ja kui see välja rehkendades on väga lihtne eksponenti võtta, siis tuleb välja, et mitte ainult India, vaid iga tänapäeva maailmas elava inimese kohta tuli ligi 100 tonni vilja. Nii et see on siis näide eksponentsiaalse kasvu sellisest omapärast, mida niisuguse igapäevase mõtlemisega nagu ei aduta. Teatavasti kahjuks eestlaste immanentseks mureks on rahvaarvu suurus või täpsemalt siis väiksus. Ja füüsiliselt sünnitamise kaudu sellest hädast me üle ei saa, aga teatavasti ja mõnes mõttes õnneks eestlane defineerib ennast keele kaudu või vähemasti siis nii-öelda armastuse kaudu Eesti asja vastu. Ja kui nüüd tuua jälle sama võrdlus selle eksponentsiaalse kasvuga, siis kujutage ette, kui me iga aasta saaksime juurde ainult 2 eesti keelt oskavat estofiilist välismaalast. Järgmisel aastal 4 ja nii edasi. Ja nemad omakorda levitaksid, ütleme siis meie e-kodaniku ja eesti keele ja kõike seda eesti asja, siis mitte 64, vaid 32 aasta pärast ainult oleks terve maailma rahvastik eestlased.
7,58 miljardit. Sama eksponentsiaalne kasv nüüd natukene kurvemas perspektiivis. Kujutame ette, et iga 50 aastaga kahaneb eesti keele rääkijate arv 2 korda. Mis on ju üsna pessimistlik, aga võib-olla ka üsna realistlik, kui meie tänapäevast noorsugu ja lapsi ja nende keelt vaadata. Aga kui ta siis iga 50 aastaga väheneb see eesti keele rääkijate arv 2 korda, siis tuleb välja, et eesti keel elab tervelt 1000 aastat. Ehk täpsemalt 950 aastat, sellepärast, et 1000 aasta pärast on alles, see on lihtne arvutus, logaritm tuleb võtta, on üks eestlane ainult või eesti keele rääkija, aga üksinda ei saa keelt rääkida, nii et sellepärast 950 aastane eluiga oleks garanteeritud, kui iga 50 aastaga kahaneks eesti keele rääkijate arv 2 korda. 200 aastat tagasi tegi inglise matemaatik Toomas Malthus. Vanem põlvkond mäletab hästi punaainetest, kuidas teda kiruti reaktsiooniliseks mõtlejaks ja mitte ainult punaainetes, vaid ka tema kaasaegsed kleepsid talle külge sildi hirmu või hirmutav teadlane ja ka palju hilisemal ajal lääne pool roosapoolsed mõtlejad on materdanud teda, kes teatavasti väitis, eks ole, et maakera elanikkond kasvab geomeetrilises progressioonis ehk eksponentsiaalselt, aga ressursid ainult aritmeetilises progressioonis ehk lineaarselt. Tegelikult oli Malthus optimist, sest tänapäeval me teame, et ressursid on üldse lõplikud ja üldse enam ei kasva. Aga Malthuse ennustus materdati, mis materdati, aga tänapäeval me näeme, eks ole, kliimakatastroofi põhiline põhjus on ju tegelikult see, et maakeral on liiga palju rahvast, kes kõik tahavad süüa ja kavatsevad süüa ja selleks lehmi kasvatada, ja teate küll seda asja. Ja ühesõnaga Malthuse poolt ennustatud katastroof on käes, kui ei tule mingit teist katastroofi, mis seda asja tasakaalustab. Ja tuumasõda näiteks tänu füüsikutele, ma just rõhutan, tänu füüsikutele, mitte füüsikud ei ole pahad, kes tuumapommi leiutasid, vaid tänu tuumapommi leiutamisele, ma olen absoluutselt veendunud, on vähemasti läänemaailm saanud elada ilma sõjata nüüd juba 70 aastat. Ja ma arvan jah, et kliimakatastroof tuleb nii või teisiti, seda enam, et jälle võib-olla ütleme füüsikud oma päikese patareidega ja nii edasi suudavad ja võib-olla isegi tuumafusiooniga suudavad seda asja, seda õnnetust kaugemale lükata, aga lihtsalt rohelised üleskutsed siin ei aita, sest kõige viimastel andmetel näiteks on teada, et hüdroenergia, mida peeti väga roheliseks, tegelikult seda kaugeltki ei ole, sest temaga koos toimub metaani eraldamine atmosfääri, mis on veel hullem kasvuhoonegaas kui siis süsihappegaas. Aga eksponentsiaalsetest kasvudest on olemas veelgi järsemad kasvud, veelgi äkilisemad arenguid. Matemaatikas on hästi teada näiteks katastroofiteooria, füüsika tunneb faasi üleminekuid. Mis need on? Jällegi ma toetan punaainete kogemusele. Kahju, et tänapäeval neid ei õpetata, dialektika ja puha dialektika seadus teatavasti on kvantiteedi üleminek kvaliteediks. Vot see on täpselt see, mis iseloomustab siis sellist
katastrofaalset või faasi üleminekuga arengut või siis teiste sõnade näiteks vene muinasjutu terminites, selle muinasjutu, kuidas perekond tõmbas kaalikat välja vanaisaga alustades ja kassiga lõpetades ja ei saanud kuidagi seda protsessi käima, kuni tuli siis hiir ja võttis kassi sabast kinni ja siis oli piisav jõud taga ja tõmmati see kaalikas välja. Või siis araabia kõnekäänd selle kohta, et õlekõrs, mis murdis kaameli selgroo, jälle iseloomustab seda sama näidet. No jah, araabiaga on üldse tore asi, et araabia keel ja nii edasi ja kombed. Ma arvan, et tänane keskmine põlvkond saab nägema seda, kuidas pipi, piksuka, nööbi ninale tõmmatakse paranja või hijab ette. Ja ei tea, mis saab rootsi keelest. Veel siis näide selliste arengute kohta. Kliimakatastroofi ma juba nimetasin ja see ei ole midagi uut. Kui dinosaurused välja surid, siis geoloogilises ajaskaalas oli see ka järsk katastrofaalne areng, mis me ei võis siis uuesti nüüd inimestega dinosauruste asemel oodata. Aga nüüd lähemale meie tänasele konverentsi teemale. Iirimaal toimus 19. sajandi jooksul, mõne inimpõlve jooksul keelesiire. Ja väidetavalt siis selle põhjuseks oli asjaolu, et puudus ametlikult katoliku kiriku poolt heaks kiidetud piibli tõlge Biobla Naofa ja seetõttu siis koolides ei õpetatud iiri keeles, kui mõtlema ja ammugi teadust tegema. Ja siin on väga suur analoogia, mis näitab veel kord, et kui õppekeel, mille hulka kuulub ka teaduse keel, kui see asjaolude või siis poliitikute või Euroopa või kiriku survel kuidagi on omakeelselt mitte kättesaadav, siis see on täiesti piisav selleks, et toimuks äkiline keelekadu. Et sellepärast ma püstitaksin lausa loosungi, et teadusõppekeel on keele selgroog ja sellele ei tohi lasta murduda, kui nüüd seda araabia kõnekäändu meenutada. Ja mulle tundub, et ülikoolides, sealhulgas meie kallis rahvusülikoolis, me tegelikult läheneme selle keele siirde punktile ja võib-olla ise endale aru andmata, sest see lähenemine toimub väga mitmel põhjusel, nii-öelda ülaltpoolt ja altpoolt. Altpoolt noored, mis keeles räägitakse seminarides, siis see tüüpiline eestlaste allaheidlikkus, et piisab, kui üks inimene, mitte külaline, vaid juba 5-6 aastat Eestis töötanud välismaalane istub seminariruumis, siis kõik lähevad üle viisakusest eesti keele asemel inglise keelele. Ja ülaltpoolt siis soovist saada võimalikult kõrge koht rahvusvahelises ülikoolide pingereas ja muudel põhjustel, ka majanduslikel teatavasti, muudkui aga tõstetakse ingliskeelsete õppekavade osakaalu ja paraku selle asjaga füüsiku pilguga vaadates ei ole nii, et mis see 5-10% veel juurde tõsta ingliskeelset õpet, et mis see siis ikka ei ole, et ainult on kasulik. Aga füüsiku pilguga on siit terendamas just nimelt selline siire, faasi üleminek, nagu oli
Iirimaal iiri keelega. Nüüd hiljaaegu tulevad head eeskuju võtmist väärivad uudised Hollandist. Nimelt Hollandis on maha saadud seadusandliku algatusega 180 juhtivat akadeemikut, kirjanikku ja arvamusliidrit, sealhulgas endine Euroopa Komisjoni volinik Frederik Wolkenstein tulid välja avaliku kirjaga just nimelt selle keele omakeelse hariduse erosiooni peatamiseks, mis sisaldas ka siis ettepanekut, et välisõppejõud ja välisüliõpilased, ühesõnaga, et kõrgkoolidest ei kaoks hollandi keel. Aga endine haridusminister nendel, Joseph Richardson, hakkas selle peale hädaldama, et selline lähenemine on natsionalism selle kõige inetumal kujul, tsitaadi lõpp Postimehe kaudu. Haridusminister, õnneks endine, õnneks mitte meie. Jällegi on hästi teada, et mitmekesisus on rikkus, seda on bioloogia ütleb seda, et see on evolutsiooni alus. Kõik saavad sellest aru ja eriti saavad aru just rohelise mõtteviisiga ja ütleme ka kergelt roosaka mõtteviisiga seejuures inimesed. Ja nad on valmis minema kaugetele Lõunamere saartele, viskuma roomikute ette ja ennast aheldama buldooserite külge selleks, et kaitsta seal mingit taimekest või loomakest. Sellest saavad kõik aru. Aga kui väike rahva esindaja julgeb iitsatada, et eesti keel on samasugune või väikse rahva keel on samasugune väärtus, siis on tegemist natsionalismiga. Siis need roosakalt ideoloogid ja kuidas me need kõik ei nimeta, teevad väga kurja häält. Kus on siin loogika? Loogika puudub. Ma arvan, et tuleks Hollandist võtta eeskuju ja mitte lasta end häirida igasugusest sellisest, ma ei tea, kuidas seda nimetada, äärmusliberaalsest ideoloogiast, ühesõnaga need, kes sallimatuse vastu kõige suurema sallimatusega ja üleolekuga võitlevad, sest sellise äärmusliberaalse ideoloogia taga ma ei näe muud kui kas siis naiivsust, seda tüüpi, et miks te politseid ei kutsunud, kui teid Siberisse küüditati, või siis ja pigem tegelikult toorest suurrahvuslikku šovinismi. Keeled ja muidugi kõigepealt väikesed keeled, nagu eesti keel, surevad ükskord nagunii. Kuid see ei tähenda, nagu ei peaks tema tervise eest hoolitsema. Nii nagu meie vanemad surevad, niikuinii enne meid loodetavasti, see ei tähenda, et nende eest ei peaks hoolitsema. Ja meie võimuses on tagada, et eesti keelel oleks võimalikult pikk eluiga. Samamoodi arvan ma, kliima läheb hukka nagunii, sest oleks naiivne arvata, et maailmas, kus on nii palju inimesi, kus sõditakse, kus suurriigid jagelevad, kas kliimakokkuleppega ühineda kui mitte, kus 200 miljonilise elanikkonnaga Nigeerias iga põõsa all krakitakse oma tehtud tünniga naftat ja jäägid lastakse jõkke ja see läheb ookeani koos plastkanistritega, et sellises maailmas suudetaks kliimakatastroofi ära hoida, ei usu mina.
Küll aga muidugi tuleb pingutada, et saaks seda katastroofi võimalikult kaugele lükata. Nii et siin on väga suur analoogia keeltega. Ja veel, kui seda analoogiat jätkata, nii nagu me peame oma keelt kaitsma, peame me ka mitte olema rumalad, arvan ma, et meie ainus maavara, põlevkivi, et see nüüd kinni panna. Seda enam, et meie teine maavara, see on see aju allollus, kipub niikuinii välja voolama, kui jätkub selline teaduse finantseerimise ja ülikoolide finantseerimise poliitika. Et las suurriigid enne näitavad eeskuju, siiamaale ei ole eriti midagi näha. Üks suur Euroopa riik pani populistlikel kaalutlustel kinni, on panemas kinni tuumajaamad. Nii palju siis võitlusest kliima eest. Ja las Skandinaavia riigid, nad on küll väikesed, las nad tõstavad loosungid ja lipud kõrgele. Nad võivad seda endale lubada, nad on varemgi teed tulevikku näidanud ja ilmselt näitavad ka varsti teed kalifaati. Seega me peaks kas või Hollandi kultuurieliidi eeskujul oma ühiskondliku strateegilise mõtlemise fookusesse nihutama kliima ja muude globaalprobleemide kõrval, kui mitte asemel, eesti keele tervise tagamise. Soovin kõigile meile edukat konverentsi pidamist ja tänan tähelepanu eest.